tere! Tervist! No tõesti on. Mis siis see? Ägoni on nii midagi. Nii. Tervist! Tere! Nii, ma ei tea, kas hakkame pihta või? Et kes liituvad, need liituvad veel ja... Jah. Me siis alustame sellega, et ma panin chati sinna, siia kõne chatisse, ma panin lingi, et palun täitke seda osalus, mis on vorm ja osalusvorm. Ehk siis, et olete osalenud. Ja teine asi on see, et see kõne salvestatakse, pärast paneme nagu tavaliselt YouTube'i ka see osa tutvustus. Nii, aga hakkame pihta. Nii siis, meil on nüüd siis mitte teine veebikohtumine, vaid 4. Et käime kiiresti üle ka, et mis see point on, miks me seda teeme. Et meie idee on siis testida disainmõtlemise tööriista, et mis aitaks lastel teha mõjusamaid projekte. Aga teile ta tähendab seda, et te teete seda tööriista kasutades siis oma kunstiprojekti, mida me siis 1. juunil või siis vähemalt juuni alguses siis Telliskivis siis esitleme. Nii, täna siis korra käime, vaatame üle, kus me oleme. Meil on mõned infokillud ka, mida teile anda edasi. Siis meil on tegelikult kujutle osa tutvustus ja siis vaatame, kuidas kellelgi läheb. Ja natukene arutama. Et tegelikult aega enam väga palju pole. Et juba on varsti jaanid pressivad peale. Et aega on meil 8 nädalat, et nüüd peab hakkama liigutama ennast. Et ja mida meie siis pakume veel lisaks, et teil natuke lihtsam elu oleks, et siis me kindlasti ärgitame teid kasutama sellist võimalust, et me siis mentordame teie noori, et näiteks mingis protsessi osas, näiteks ongi seal kujutlev faasis, kui te olete idee ära otsustanud või siis ei ole veel ära otsustanud, et siis teeme näiteks videokõne. Et siis me saame teid natukene suunata ja aidata. Siis me muidugi 400 € ulatuses hüvitame materjale, et kindlasti soovitan seda terves ulatuses ära kasutada. Et võite tellida endale igast põnevaid asju, materjale ja isegi kui te seal selle projekti käigus neid kõik ära kasutad, siis saate tuleviku projektide juures neid ära kasutada. Ja kui mentorid on hädas või on küsimusi, et siis me võime teha ka online kõnesid või telefoni kõne lihtsalt. Et lihtsalt andke märku meile. Siis me saime päris mitmelt tiimilt saime teada, et neil on ajaga natukene keeruline ja siis me tahtsime teha ka sellise võimaluse, kus me saaks selle design sprindi põhiosa, kus on see mõtlemise osa, et selle teeks siin samas Telliskivis, et kes veel tahavad, saavad sinna ennast registreerida, et see päev näeb välja niimoodi, et hommikul kell 11 tuleme kohale, lõuna on meie poolt kaetud, siis tiimid saavad oma lastega tulla siia, et mis oli kuni 4 või 5 last. Jah, kuni 5 jah. Ja siis teeme nagu selle design sprindi vormis hästi kiiresti läbi ja eesmärk on jõuda siis ideeni vähemalt. Me vaatame, kas jõuab ka mingisuguse prototüübi teha. Et see
see lõpptulemus jääks ikkagist teil oma ruumides ja oma ajaga teha, et sprinti me suudame kiiresti läbida. Nii et kellel on huvi, vaadake meie Fenta lehele või siis meie infokanalitest, et võite osaleda. Aga need, kellel on juba plaan paigas, et soovitan teil lihtsalt edasi minna nii, nagu te teete. Nii. Siis mis me oleme ka juba enne maininud, et meil on osalemisleping, et kes ei ole seda täitnud, täitke ära. Et see on lihtsalt selleks, et meil oleks selged sellised ootused, eesmärgid ja et me kompenseerime siis seda raha ka. Ja osaliselt see on sest, et meie rahastajad tahavad, et neil oleks selles, et lepime, et see on pigem mingi teema. Ja. Ja siis iga osa järgi palun täitke ära ka need hästi lühikesed tagasiside vormid. Et me saame lihtsalt sealt teada infot, et mis töötas, mis ei töötanud, olge ootame konstruktiivset kriitikat, et eesmärk on seda tööriista paremaks teha. Et seekord me testime siis seda kunstiprojektide peal. Et muidu me oleme tegelikult loovtööde peal sellist asja proovinud. Nii, aga hüppame siis kujutle faasi, et siin on 2 tööriista, midagi keerulist ei ole, et lähen kohe Miro lehele. Niisiis, et kujutle faas ongi siis oma ideede genereerimine. Et kui eelnevalt on juba mingid ideed tulnud, et siis see on hea aeg tegelikult need laual tuua uuesti. Ja meil on siis 2 tööriista. Esimene tööriist on siis 8 pöörast ideed. Selle eesmärk on siis võimalikult kiiresti saada mõte tööle ja vabaks. Ja kuidas see käib? On niimoodi, et teil on 8 minutit aega. Siin näete üleval ka siin kella, et saate taimeri panna peale. Et 8 minuti jooksul siis 8 pöörast ideed. Et need ei pea olema üldse nagu mingi väga tõsised. Et eesmärk ongi saada sealt need tõkestavad mõtted eest ära, et aju hakkaks tööle. Et ma näitan näidet ka siin. Et kõigepealt leppige oma tiimis kokku, et mida te siis tegelikult hakkate tegema. Et looge see, kuidas me saaksime lause, mis on teil juba olemas ka siin eelneval töölehel. Ja siis selle tõstategi siia sisse. Meie omast kogemust veel, et veenduge, et iga osaleja saab aru. Ja see töötab niimoodi, et siis iga tiimikaaslane teeb seda täitsa eraldi. Et iga üks oma ette kellegi teisele ei näita oma ideid ja 8 minutit fokusseeritult teeb seda. Ja siis, kui on kõik need ideed siia peale tulistatud, siis meie omalt poolt, me ei pane nagu mingit piiri ette, kuidas seda teha nüüd ühespidi, aga kuidas meie tavast teeme, et me laseme igal lapsel siis kas 1 või 2 ideed, oma lemmikideed välja tuua ja siis esitleda neid teistele tiimikaaslastele. Ja siit omakorda tegelikult üks lahe harjutus, mida saaks veel teha niimoodi, et oletame, et kui igal 5 liikmel siis tiimis on oma idee, siis andku see näiteks oma järgmisele kaaslasele ja tema peab siis seda ideed hakkama edasi arendama. Ja niimoodi teha täitsa mitu raundi, et iga üks saab üksteise idee peale edasi ehitada. Et siis tegelikult tekivad sellised päris põnevad projektid, ja tekib ka siuke nagu side selle teise ideega. Et tihti on niimoodi, et ühe inimese idee läheb läbi ja siis teised tiimikaaslased tunnevad, et nemad see ei ole nende idee ja kuidas nemad on sellega seotud. See on üks hea viis, kuidas neid siis panna ühiselt tööle ühe ühise eesmärgi nimel. Aga need eelmise asju, mis ma ütlesin, neid saategi näiteks siin Visandi all teha täitsa vaba voli, kuidas seda teha. Ja teine tööleht ongi siis Visand, et joonistada oma see idee üles.
et milline siis see kunstiprojekt hakkab olema. Ja võite neid visandeid teha hästi palju, mida rohkem, seda uhkem. Siia võite ka juurde panna mingid suunavaid videosid, näiteks tahate mingit uut materjali katsetada, et siis näiteks kuidas seda materjali töödelda või mingid erinevad näitajaid teha mingi muud poolda. Täitsa vaba voli, kuidas te ise seda kasutate. Nii. Põhimõtteliselt ma mõtlen, kas midagi on veel. Et see ongi tegelikult kõik. Et lihtsalt joonistage hästi palju ja arutage oma vahel. Nii. Ja nüüd midagi muud ei olegi, et mina teid väga pikalt kinni ei hoia, et võib-olla arutame, kus keegi on, kellegi on mingi küsimusi, et andke teada ainult. Kas kellegi näiteks selle kujutle osaga mingi küsimus õhku? Äkki alustame sellest. Kõigil selge? Noogutage, kui on selge. Väga hea. Kas Piret, mis tiim teil oli? Et heaks juhuks mulle praegu ei linkinud. Mina olen Kaidi ja Piret on siis mul kõrval. Et meil on Ahja noortekeskus. Et meil on nagu, no ma ise olin vahepeal puhkusel ja siis oli noortekeskus puhkusel vahepeal, et siis meil oli selline auk sinna. Et me oleme kuskil nende töölehtedega oleme nagu poole peal, aga meil tegelikult juba esimese kohtumise nagu päeva lõpuks oli selge juba, mida me nagu teha tahame. Ja meile nüüd tundubki, et lastel on nagu natuke raske seda teooriat teha, et kui neil, nad tahaks kohe nagu käed külge panna, et hakkaks seda päris asja tegema. Ja mulle tundub, et meil oleks ka mõistlik teha selline natuke nagu laagri moodi selline tööpäev, et kus me hakkakski juba katsetama nagu seda mudeli tegemist ja võib-olla seda lõppasja ja siis siin, et kui selle käigus vaata lastel tekib küsimusi ja mõtteid, et siis nagu juhendaja peaks olema see, kes siis nopib need ideed välja ja paneb nende teiste töölehtede peale nagu, et suunaks nagu seda teooriat nagu rohkem. Et tundub, et alguses see teooria nagu ehmatab lapsed ära. See on tavaline asi, millega me kokku puutume. Et tihti tulebki kohe mingi idee ja siis, et nüüd ma tahangi seda teha ja ongi kõik, et siis tol hetkel me tegelikult ikka päris tugevalt pushime neid, et see on väga hea, et sul idee tekkis, see on täitsa normaalne, kõigil tekib, et pane see tallele ja siis proovime selle protsessi läbida, et tegelikult siis tihti on palju tugevamad ja mõjusamad ideed, et on vaja see nagu see taust sinna ümber ehitada. Et ilmselt see oleneb hästi palju teemast ka, et kui me võtame see nagu, ütleme see keskkonnasaastatus on ju või inimtekkeline saaste, see on nii lai mõiste, et nad algul võivad valida mingi väga nagu huvitava asja välja, aga siis nad ei teagi sellest rohkem ja nad nagu ei, et neil on väga raske, meie teema tekkis nagu valgusreostus, millest nad tahavad teha. Ja algul see tundus neile nagu väga oluline asi, aga siis, kui hakata neid ideid genereerima, et siis et tundub, et see nagu on natukene nagu raske või et ühesõnaga, et palju lihtsam oleks teha nagu mingit, ütleme see näide on see kompostimise kohta, et seda õpetatakse lasteaiast nagu peale, et kuidas kompostida. Aga see näide on hästi, see on nagu eelnevate nende projektide põhjal see näide, et kus on nagu mingi lahendus vaja leida, aga kunstiprojekti puhul te saate väga palju laiemalt liikuda. Ja minu see valgusreostus on väga põnev, et seal saategi mingi valgusinstallatsiooni. Ja, et meil on täitsa selline juba
no, et ma näengi, et meil on nagu nii äge idee, et lapsed tahaks nagu seda päris asja juba teha. Et me vist nüüd lähmegi pigem seda teed, et me hakkame juba vaikselt midagi katsetama ja võib-olla selle käigus siis neil nagu tuleb huviga neid muid asju natuke nagu kõrvalt juurde uurida, et mida siis teha. Te võite proovida neile seletada, et nagu, miks on vaja nagu seda uurimustööd teha, et siis et niimoodi tekivad uued ideed, et ei saa millegi peale ehitada, kui sul puudub informatsioon. Ja rohkem sa koged siin elus, seda rohkem sul igast põnevaid ideid tekib. Ma tean, et see on raske. See on, et ma soovitan, kui te teete neid töölehti näiteks, siis tehke aja peale ja siis push'ite läbi ja läheb lihtsaks seal, kus on see kujutlev faas, nagu mis ma praegu esitasin, et seal on juba lihtne nagu. Et siis saabki käed külge panna, välja mõelda, et see on see põnev osa lasta. Eks me proovime, teeme. Tere! Tere, palun vabandust, et hilinesin. Mul oli väga pikk arutelu praegu siin. Ja lollu, me paneme selle video üles, et siis saad järgi vaadata. Ja. Kuidas teil läheb? No, mul läheb väga hästi. Ma olen juba 3. aastal olen tegelikult koolis 8. klasside loovtööde juhendaja. Et siis nad käivad siin noortekeskuses erinevate projektide raames. Ja minu juurest need töölehed on geniaalne. See on nagu lihtsalt geniaalsus kuubis, kuidas ühte loovtööd üles ehitada. Ja kuna ma hüppasin nüüd paati siin nii hilja, et siis minul oli kohe see, et läksin pakkusin 7. klassi noortele. Ja üks noormees, kelle isa ehitab paate, vend õpib Sinimere majandust, siis temal oli kohe tekkis idee. Ja põhimõtteliselt me oleme nüüd selle nädalaga kokku saanud ja arutanud ja nüüd on lihtsalt nagu juba on visualiseerinud ja neid töölehti täitnud nõndaviisi. No selles mõttes on õige, et selleks tuleb võtta aega. Ja just nimelt, mida ma ise hästi palju praktiseerin, et sa lasedki neid lihtsalt mõelda täiesti esialgu mulle tundubki, et nagu mõtle veel, nagu see lihtsalt on nii sürg, mis sa teed praegu võtta. Aga siis lõpuks tuleb sealt mingi väga äge asi. Juba vaatsime ja ma teangi seda, et kui oluline on see teoreetiline pool on ja kui need töölehed nagu nii hästi toetavad tegelikult teoreetilist osa, mis koolis, kui need uurimustöid või neid loovtöid tehakse. Et ma näen, et koolides on see teoreetilise osa kokkupanek kõige keerulisem koht. Just nimelt see, et õpetajatel ei ole aega seletada, mida see tähendab, miks seda vaja on. Et see osutus tegelikult hästi põnevaks. Ja täna meil oli ka siis siin, kes kohalik, kes meil ongi siuke teada-tuntud taaskasutus entusiast, kellel on suured laohooned staffi täis. Ja siis me saime täna veel omavahel kokku ja ühesõnaga väga põnev. Väga kihvt. Sulle infoks ka, et kui sa näiteks tahad oma tiimiga tulla, me korraldame siin samas Telliskivis 17. aprill disainsprindi. Ma olen siis Riias ühes Erasmus Plussi sotsiaalmeedia pädevuse koolitusel. Väga põnev. Nii jõua lihtsalt. Ja see on lisaks selle kooli vahel ka, et see võib natuke raskeks osutada, kui koolis teha. Väga kihvt. Tore kuulda, et asi läheb edasi. Ega põnevad teemad on. Jaa. Nii, kas kellelgi on veel midagi jagada või küsimusi? Ma jäin ka seda küsima, et seesama, et kui seal juuni esimene nädal on vaja olla, siis seal Tallinnas on nii-öelda see näitus on ja. Lihtsalt küsin, kui palju see noor peab ise seal koha peal olema? Tuleb tutvustada oma kunstiteose, vähemalt see tiim. Ja, aga mõtlengi, kas see on seal esimesel päeval? Ma saan aru, et see on nagu venitatud seal 1.–5. Et see peaks olema 1.–5, aga üks päev on siis selleks andnud. Okay. Kas on nagu selline asi võimalik lihtsalt, et neil on, kuna on ikkagi, miks see on keeruline, sest klassidel on väljasõidud, matkad, reisid ja neil ongi 3.–4. juuni, neid üldse ei ole.
ja teisel mina korraldan siin festivali ja esimesel on lastekaitsepäev, kus mina olen korraldaja kella 5 õhtu. Ehk siis, kas on võimalik nõnda, et kui me esmaspäeva hommiku tuleme, et siis meie paneme selle asja püsti ja ta saab selle kohe ära rääkida. Et noh, vaata, et nagu mingid sellised väikesed asjad peaks. Ja, meil ei ole veel täpselt see plaan 100% paigas. Aga siis küll me leiame mingi tee, et võib-olla näiteks, kui seda esitlemist ei toimu koha peal, et see äkki teha mingi videoesitus või midagi. Ma arvan, et kuna see idee on nagu selline, kus ta peab hästi palju rääkima selle kontseptsiooni nagu sellist, et saaks tervikliku pildi, et siis ta tahab ise kohal olla. Aga noh, me lihtsalt, kuna Saaremaalt tuleme, et siis on veits. Aga ei ole midagi välja mõtlema. Aga mis päev sulle oli kõige parem? No tegelikult ongi praegust vaadata, kas siis 1. või 5. 5 oleks siis terve päev süke okei. Siis on meil koolis on küll viimane, ma korra küsin, kas teil on viimane koolipäev 5. või on teil seal 9. Ei tea, no imeline. Või siis 1., aga siis on see, et ma pean olema kella 5 juba tagasi. Me peame teiste tiimidega ka rääkima ja siis vaatama meedias ka, et kumb päev siis sobiks paremini ja mis formaadis me teeks. Eks meil on ka festival sellel esimesel plaanis. Okei, me võtame arvest selle igatahes ja siis me anname võimalikult vara sellest teada, ma arvan, et siin lähinädalal. Ja peaks olema. Kuidas teistele, kas on mingeid piiranguid tekkinud juba selle esitlemise päeva suhtes või? Ma isegi ei oska öelda praegult, ma ei ole vaadanud, sest ütleme, lastel on ju koolinädal tegelikult ja meil on samamoodi, et kui Tallinnasse tulla, et meil läheb terve tööpäev ära, et Põlvast on ikkagi pikk maa. Ja mina ise käin täiskohaga teises töökohas, et ma pean sealt ka siis ilmselt vabaks küsima. Aga ma praegult ei oska üldse prognoosida, et ma ei ole vaadanud neid, kuidas need õppekava või tunniplaan, et kuidas neil selleks ajaks on. Et üldjuhul on sellised, väljasõidud on ju, aga tegelikult, kui ei ole veel hinded välja pandud, et siis ju lastel võivad ka mingi arvestused või midagi sellist olla. Ma praegult ei oska öelda, et seda võiks natuke veel uurida, täpsustada. Jah, et kui midagi teil saate teada, siis kirjutage meile. Aga hetkel ma vaatan, 1. on esmaspäev, 5. on reede. Tegelikult need, kes kaugemalt tulevad, neil reede vist on parem. Ilmselt jah, ma mõtlen ka, et mul endal ka ilmselt see reede oleks nagu mugavam. Aga ühesõnaga. Et kuidas, ma saan aru, et see oleks siis niimoodi, et me ise nagu oma transpordiga toome selle kohale sinna ja paigaldame, on ju. Ja et kas, kuidas see avamine seal on siis mõeldud või kas ta on nagu kunstinäituse avamine, selline, kus siis mingi hetk peaksid kõik nagu kohal olema või pigem on see, et me lihtsalt nagu paigaldame selle nagu installatsiooni ja siis igaüks saab oma teed. Eks me teeme kindlasti avamise ka, et ma arvan, et võtame mingi tund-2 ettevalmistuseks, et paneme need asjad kõik üles ja siis teeme piduliku avamise. Okei. Teeme suure pauguga selle asja. Aga kas see on siis mõeldud, et oleks nagu päeva peale või siis näiteks, et on reedel, et kas ta nagu õhtusem aeg siis pigem? Seda me saamegi nüüd kokku leppida, kuidas kellele paremini sobib. Leiame see kuldse kesktee, see on see tüüpiline, see enne jaani kiire, aga mingi lahendus peab olema. Jah, et meil on nii, et kui me siit, ma ei tea, kell 8 hakkame tulema, et siis me jõuame kell 12 on ju enam-vähem kuskil Tallinna kesklinna. Et võib-olla selles mõttes juba see õhtusem aeg oleks nagu rahulikum ja ütleme, et kui lastel isegi, ma ei tea, kui me tuleme niimoodi, et võtame lapsed ka kaasa, on ju, et siis
no õhtusem aeg oleks võib-olla natuke parem, et aga no praegult ei oska nagu öelda, et kui nad saavad koolist vabaks, on ju, siis ei ole probleemi. jah, et Kas see Tallinnasse tulek, kas see on siis, me peame ise vaatama, on ju, mis vahendiga me tuleme kohale? põhimõtteliselt jah, kui meil jääb midagi eelarve sellest nendest materjalidest, siis vaatame, mis me saame transpordi jaoks teha. Praegu on arvestatud, jah. Okei, sest et noh, me oleme siit, ütleme, neid bussitranspordi hindasid, kui eraldi buss võtta, et kui neid lapsi rohkem on, et siis see on nagu 2 korda suurem summa, kui on see eelarve tegelikult ja liineliinibussid ka, et ilmselt me peaks oma autoga tulema. Siis oskame nagu arvestada. Võime hiljem vaadata selle kohta, mis nagu, kui suur see grupp tuleb ja siis, mis me saame eelarve poolt teha. Okei. proovime omalt poolt vastu tulla nii palju, kui me saame. Okei, eks me siis vaatame, et kuidas meil see tuumikgrupp on, kes teeb. Eks ma arvan, et siin nüüd lähiajal hakkabki selguma täpsemalt, et kes, kui palju ja kus ja mis ja. Et küll leiame lahendused. Nii. Kas kellelgi on veel midagi hingel või mingi küsimusi arutada midagi? Arnekil on kõik hästi? Ja mul on kõik hästi, et ma panin enda pildi ka korraks siia, et ma olen reaalselt olemas. Et ma tahtsin öelda, et mul oli mure selle asja pärast, aga siin pean tänama Evet, et ta haakus kohe kenasti ja meie tiimis on tõesti väga tore Reine, kes nagu, mis puudutab igasuguseid installatsioone ja kunsti, haakub väga hästi. Et ma arvan, meie tiim hakkas nüüd kenasti toimima. Meie tiim sai teise nime ka, et ennem oli Põid ja nüüd on Orissaare, aga me oleme üks kant. Nii et seal tiimis võibki olla nii Põida lapsi kui Orissaare lapsi. Et lihtsalt ma arvan, nüüd meil lihtsalt asjad lähevad järjest paremaks. Suurepärane. Okei, kui meil ei ole teist asja, siis ma küsiks, et vaataksite chati, seal on pinnitud see tabel, mis on vorm, osalusvorm, et täitke seda vormi, kui te ei ole veel seda teinud. Ja siis, jah. Suur aitäh, et tulite. Varsti näeme jälle. Aitäh. Nägemist. Nägemist.